Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Koik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Võhkarid. Märk Koik sealpool, Andres Jääger siinpool, siin me oleme. Eurovisiooni järgsel esmaspäeval, teie jaoks teisipäeval, luuserid. Post-Eurovisiooni episood, kõik teavad, mida see tähendab, me räägime terve saate Eurovisioonist. Et kõik, kes ei ole geid ja vihkavad Eurovisiooni, siis kerige mingi kümps või? Ma ei tea, ütleme 1-30 minutit kerige edasi. Pange järgmine episood lihtsalt. Midagi sellist. Ei, no kui see YouTube'is oled, siis äkki Mart Koik on olnud nii nunni, et on pannud sinna mingid timestampid ja asjad. No nii, Eurovisiooni kurud käsi käes. Kus me siis pihta hakkame? Ma tahaks alustuseks öelda ühe väga olulise asja. See on minu statement. Marko Reikop oli väga tubli. See oli täielik lust oli kuulata selle aastaseid poolfinaale ja finaale. Ja ta ei ärritanud mind mitte kordagi, ta ei rääkinud liiga palju, ta ei rääkinud üle, nagu ikka ta ei rääkinud ainult nendest kuradi kihlveo kontoritest, mida ta tegelikult adressis ka ise ühes poolfinaalis, et umbes, et inimesed saavad pahaseks mu peale. Ja see oli nagu super, 10-10, et Marko Reikop Tiit Kuud. Kusjuures mina olen nüüd, kes see aasta ütleb seda, et mulle nagu ei meeldinud, aga mulle ei meeldinud see, et ilmselgelt nagu ta oli nii palju saanud nagu pähe, et ta tundis vajadust selliseid kommentaare teha, et ma saan heiti. Aga kust ta nüüd siis äkki see heiti asi juhtus, sest et ju aastaid rääkis kihlvea kontoritest. Mis siis see aasta muutus? Kas ta kuulas võhkareid või? Ei, lihtsalt kuidagi see kriitika on ilmselt läinud nagu niivõrd valjuks, et ta nagu sai selle kuskilt ikkagi keegi talle midagi oli võib-olla öelnud või mida iganes. Kuulas võhkareid? Võib-olla. Ja lihtsalt ja minul oli nagu see, et mina tundsin ennast nagu selles mõttes natukene seda kuulates nagu pahasti, et näed, et kogu see kuradi vingumine on nüüd ka sellele mehele nagu liiga teinud veits, et nagu... Jaa, aga samas ta on õppimisvõimeline, see näitab ainult positiivselt, kui inimene aga vanemas eas suudab enda koledaid kombeid tegelikult taltsutada. No, ma ei tea, kas see kole kombe on, aga okei. Ja kui ikkagi inimene ütleb, et Niimo kohta, et on nagu Maira Aunast, aga jube halvast tujus, siis see on ikka tõeliselt legendaarne. See on kuld. See on kuld. Aga, no ma ei tea, ma siis lähen oma mõttega tegelikult edasi. Mine. 3. aasta järjest, kus žürii nullis nagu rahvahääletus tulemused selles mõttes ära, et laias laastus vahet ei ole palju rahvahääletuse saaja saab, siis žürii on nii kõva eeltöö juba ära teinud, et punktid olid nii kõvasti ees, et on täpselt 3. aasta järjest. Nii Loriini, nii Niimo, nii selle JJ-ga, eks ole, et ma enne aasta ütlesin, et ükskord see žürii sealt välja võetakse, et rahvas hakkab häält tegema, rahvas ei ole häält teinud. Ma jään siis selle sama, ma ketran seda plaati, vaatame kaua see juhtub, et see žürii ükskord nagu sealt ära cancelatakse, et võetakse ainult rahvas, et kuskilt see paha meel, ma arvan, üks hetk tekib. Oota, aga kes popularity vote'is esimene oli? Mis popularity vote on? Et televootingus, kes esimene oli? Iisrael, okei. Võtame siis kohe selle ette. Iisrael sai siis 297 punkti publikult. Ja Estonia sai 258. 297-258. 2 kõige suuremat häälte saaki siis nagu. Ja Austria võidulaul sai 178, mis mõttes ainult 178, sest oli 4. koha number, sest et Rootsil oli veel 195. Et ma ütlen järjest, Kääria, Baby Lasagna ja nüüd siis kas siis Iisrael või Estonia, kumba võtta.
vahet ei ole, põhimõtteliselt sama palju punkte said. Aga noh, see, et Inglismaa jälle siukse nulliga läks, et see on juba nagu meem, vaata. Ja täielikult, jah. Tead, Inglismaa koha pealt ma ütleks seda, et ma leian seda, et see trend, ja see on trend Inglismaale mitte hääletada nende poolt. Et see on minu arvates see on, see ei ole lihtsalt sellepärast, et saadavad sittasid laule. See on sellepärast, et see ongi, nagu sa ütlesid ise, see on meem. Aga lihtsalt nagu see aasta, tõsi, need laul oli kõnts, täielik kõnts. Aga lihtsalt ma loodan, et see trend kaob ära, sellepärast, et see on nagu veits veider juba praegu. Tahaks jälle suga vaieldes sellepärast, et kui Spaceman tuli, eks ole, oli päriselt nagu laul ja sai teise koha erosioonil, mis ta sai seal? Mäletad seda lugu või? Spaceman või? Pikkade justega tüüp oli. Ja see oli see, kes TikTokis... See oli nagu mõni üksik aasta tagasi, et mis on, nad üks kord saatsid nagu loo, mis oli väärt ja see sai ka tegelikult kõik selle kulla ja karraga nagu üle kaetud, eks ole. Ja kõik ülejäänud on mingisugune täiesti mingi veider sitt, aga noh, see on jälle nii nagu inimeste maitse on. Teine asi on see, et kui me sellest popularity vote'ist räägime või televootingust, et siis nagu Iisraeli tulemus on ikkagi, jälle istud vaatad telegati, siis hakkad mõtlema, et tere, kas see on riikt või? Nagu ikka nagu see mõte käis nagu paar korda peast läbi, aga ei ole selles mõttes, sest et fakt on selles, et ja see ei ole minu kui mingisuguse natsijutt, vaid see on tõsi, on see, et juudid on igal pool Euroopas laiali, et nagu selles mõttes see, et nad hääletavad Iisraeli poolt, just makes sense. Et mis on ka suurelt osalt see, et väga selgelt on näha seda, et jah, me võime lavalt poliitika eemal hoida, aga hääletamises me ei saa mitte kunagi seda välja lülitada. Aga see, ja mina olen just sellel seisukohal, et Iisraeli laul ei olnud minu arvates selline laul, mida võiks võidulauluks nimetada. Ma saan aru, see maitse asi. Et selle koha pealt kurat, ma ei tea, minu arvates žürii päästis, sest et mitte sellepärast, et ma ei võta nüüd seda seisukohta, et Iisrael ei tohi võita, sest et nad teevad seda ja toda. Ei, lihtsalt nagu võistluse mõttes, ma ei tea, ma leian, et žürii on ikkagi väga oluline tasakaalustaja seal. Selles mõttes ma ei vaidle vastu, ma lihtsalt juba siin mitu aastat taan trummi, et ma arvan, et see juhtub. Sest et kui siin järjest jälle võtist nagu üle sõidetakse lihtsalt, siis tekib tunne, et miks me hääletame. Kui žürii teeb juba eeltöö nii tugevasti ära. Ma saan aru, et see ei ole kokku lepitud, aga ju siis on žüriides inimesed, kes hindavad sama laulu 2 aastat järjest põhimõtteliselt. Et tegelikult mul ei olnud selle Austria loo vastu mitte midagi, mulle meelest tegelikult Austria see Wasted Love palju rohkem kui Niimo laul eelmine aasta, kuigi ta on tegelikult, sorry, aga see on sarnane, eks ole. Aga Eesti koha pealt minust on nagu väga, väga vahva ja väga tubli ja ma arvan, et mitte keegi ei ole nagu Tommy Cashi peale kuidagi nagu pahane või kurblik või et ikkagi nagu tõesti ta näitas ära, et me oleme tore vahva riik, nüüd me oleme meie vaata, et ta on tore vahva selles mõttes esineja, kes tegi head show'd ja oli catchy laul ja tõesti kasutas vahvaid vahendeid nagu see bänni asi seal ja jalavärk ja kõik, mis seal nagu on, et toimis. Aga ma küsin siis su käest seda ka, et sa ütled, et see JJ lugu oli, kuidas sa ütlesid, sarnane. Niimoga. Mis mõttest? Ja, Niimo, mitte Neero. Niimo. Just see kõrge häälega noor mees. Kõrge häälega noor mees ja siis seal tümm. Ja see on kuidagi see sarnane ülesehitus oli see. See oli klapid ära, kas sa kuulsid? Ei, absoluutselt, ma kuulen ikka. Ma lihtsalt ei ole üldse nõus. Absoluutselt. Täiesti erinevad laulud. No, minule lihtsalt tundus, et see laul oli sarnane, aga mina ise panin ta siuksele 8. kohale. Aga Tommy Cashi puhul on nagu naljakas on see, et me nagu laulurahvas nagu me oleme, eks ole, siis 2 aastat järjest me nagu, ma ei saa öelda, et me ajame hinge kinni, et kas meie eurolaulikud veavad häälega välja või kas nad panevad noodist mööda või kas neil hääl väriseb, et see on nagu siukene, ma ei tea, kas see on trend või see on siuke nagu huvitav aeg, kus me elame, et
räägin, et omal ajal olid nagu kõige kõvemad lauljad, et esindasid meid seal Ott Leplandist Netšaevani välja, eks ole, kes iganes seal oli vanasti, need oli lauljad. Ja need 2 aastat on, ei ole lauljad, vaid on nagu siiski originaalis räpparid, kes mingil põhjusel on laulu osadega läinud sinna Eurovisioonile selles mõttes, et ja ma mõtlen seda ka, et kui siin algus oli ikkagi selle algusega ja refrääniga oli Tommy Cashil oli veits probleem, siis ma nagu mõtlesin, et huvitav, miks ei pandud sinna taha back'i lauljaid või mingisugune, teeme näo, et mingisugune ooperi stiilis või mingisugune siukene, ma ei tea, Jassi Zahar või Kind of Beat, eks ole, taga laulab seda Mi amore ja siis nagu tema laulaks lihtsalt nagu peale võib-olla sinna oma häälekesega, et sa mõtled nüüd, kus kohas üldse, ma mõtlen üldse nagu, sest et tegelikult oli ju Eesti laulul juba näha see, et ta ei laulnud nagu seda algust nagu välja, nii nagu Spotify's on, mõte. Jah, no finaalis, poolfinaalis tähendab, mis Eesti laulul oli, see oli nagu öö ja päev, et selles mõttes see, mis ta Eurokal laulis 2 korda, et see oli nagu oluliselt parem, aga ta ei saanud endale seda taustalauljat. Miks? Sest et tal ei olnud koht enam, tal oli 6 inimest täis. 6 oligi see fänn siis või? Jah, tal oli taustalaulja enne, tal oli Eesti laulul oli tal taustalaulja, kui ta läks Eurovisioonile, siis ta vahetas taustalaulja selle fänni vastu välja. Aga back. Sest näiteks sellel Austria oli ka see kõva koht tuli, vaat see tümme koht, see oli ka ju, ta ei teinud seda ju otsa seal ju. Jah, aga siis aga tal oli laval üksinda. Kui sul on back laulja on lava taga, see läheb ka arvesse. See ei ole, et sul on 6 inimest tohib laval olla, see on see, et sul ei tohi olla nagu lauluga rohkem inimesi seotud selles mõttes. Kui sul on 2 back'i lauljat, sul tohib laval olla 4 inimest. Kõik läks hästi selles mõttes, et mis ma siin nagu mõtlen, lihtsalt nagu panen mõtlema lihtsalt, et kuidagi oleme sellised kohas, et kas laulab välja või laulavad. Ikkagi mina ka vaatasin, kas ta hakkab hääl värisema. Mina nagu kuulsin mõnes koos häälevärinat, eks ole, et aga ju siis see laul lihtsalt toimis ka väikse häälevärinaga hästi. No samas mulle tundus intros, et see häälevärin, mis mulle tundus, et see oli vibrato lihtsalt, et nagu see on ka fine. Et see on ju ka. Aga räägime lemmikutest. Millele siis sina oma, ma ei tea, kas sul on mingi tabel olemas endal veel või? Absoluutselt, jah. Tavai, pane siis mulle top 5 näiteks. Mul on esikohta jagavad 2, aga ütleme, et mulle meeldis vist kõige rohkem ikkagi Kai Parapada Pastu. Siis teisele kohale tuli mul, mis on minu arvates kõige coolim lavashow Eurovisiooni ajaloos, ehk siis Austria. Põhimõtteliselt ka siis nagu esikoht või nii. Siis ja mulle endalegi üllatuseks, tead järgmiseks ma ütleks, et mulle meeldis Selavi, mis oli siis Hollandi lugu. See oli väga tore, hästi siuke südamlik lugu, võib-olla see. Ja siis järgmiseks ma vaatan, mis mul on siin 15, 17 olen ma pannud. Armeenlase lugu Survivor. Ma olen kirjutanud endale see väga hea noti. Kui see oleks metal, siis see oleks parem. Et sellel laulul oli nii tugev selline, et ma terve aja ma kuulisin, mõtlesin, fuck, et there's something there, aga see lugu ei ole valmis nagu. Et seal ma tahaks rohkem powerit, jooksulint peaks olema teistpidi niimoodi, et ta jookseb kaamerasse, mitte küljed küljele on ju, ma saan aru, et see efekti mõttes võib-olla on nagu parem, aga kuidagi selline. Et see on nagu minu, ja siis ma ei tea, võin ühe veel öelda, millegi pärast ta oli hästi südamlik ka Itaalia lugu mulle, siuke vahva kulgemine, see meeldis ka. Ma ütlen siis kõigepealt need, mis sa juba ütlesid, et mis kohale nad mul jõudsid, siis Hollandi lugu Selavi jõudis mulle 22. kohale. Ei olnud minu tassike teed, Itaalia lugu oli mul 14. kohal ja Armeenia lugu Survivor oli mul 9. kohal, et mulle ka see Armeenia lugu tegelikult väga, väga meeldis.
ja 10. oli siis Läti. Aga mul on niimoodi, et mul tegelikult oli kolm lemmikut, mida ma ära kuulasin juba siin eelnevate kuude jooksul, seega tegelikult ma seekord välistan nad, sest selles shows nad ei olnud mu lemmikud, aga muidu oli jah, Para Pastu, Espresso Macchiato ja siis tegelikult San Marino, Tutalitalia, et ma olen neid lugusid kuulanud hästi palju viimaste kuude jooksul. Seekord nad mul niimoodi ei kerinud. Muuseas mul kerisid, oli Soome, Ich komme oli mul number 1, siis oli Malta Serving Kant, oli number 2 ja Taani Hallucination, see on siis nagu Demu Loriin, vaata, mingil põhjusel toimis mul üli hästi ja oli minu 3. Ja 4. oli Germani, ehk Saksamaa. Okay. Meil on, see on uskumatu, kui erinevad meie muusikamaitsed. Absoluutselt. Kõik need sinu top-laulud on siuksed, mille see läbi saab. Aga noh, jällegi, Saksa lugu ja siis ka see San Marino lugu, mis sulle meeldis, need on klubikad ja see ei ole absoluutselt minu muusika. Nii et. Ja minul oligi San Marino ja Saksa looga olid suured probleemid just sellepärast, et kui halva kuradi lavashowga te saate tulla, nagu, et teil on ükskõik mida võimalik teha ja teete see teha, et nagu Saksamaa tegi nagu kuradi ma Üllar Jörbergi kuradi kutsetantsule kuradi 7 vaprat, et paneb 3 inimest enda ümber tantsima, what the fuck nagu. See on minu jaoks mida vittu nagu, et see ongi, et Spotify's on, ma arvan, et Saksa lugu on mu lemmik ja ma arvan, et San Marino ka veel tiksub nagu hästi palju, aga vaat, see on nagu see pilt ei olnud nagu üldse hea. Aga jah, iseenesest mulle tegelikult see taaskord mulle meeldis, ma sain päris mitmeid lugusid, mis järjest hakkasid rohkem kerima ja vist isegi Läti lugu mul vist nagu vaikselt meile tõuseb, et nagu Eurovisioonil oli mul 10 on ja aga praegu mul peas käib see neven, purvas. Tuleb selle ette Läti või? Jaa, see on see, kus metshaldjad laulsid. Tead, selle lauluga on hästi huvitav asi, et meil on võtame korra selle Erika, kes laulis seda Ich kommet ja siis võtame Malta Serving, mis on lauludena minu jaoks, ma tunnen, et ma olen vana mees, ma tunnen, et see on minu jaoks liiga palju ja see on liiga palju, räägime nussimisest. Aga mul on nagu see, et veider on näha seda, et mismoodi millegi pärast Soome oli see, et Erika sai nagu puid talle kästi, sisuliselt talle öeldi, et pane püksid jalga. Ja siis ma ei suuda ära imestada seda, et ja Malta lugu on tegelikult minu arvates vähemalt ikkagi vähemalt sama nilbe, ma ei tea, kas see täna nilbe on nagu siin õige, on ju. Ja siis neil ei ole nagu, nemad võivad nagu siukseid asju teha, sest see tekitas minu sellised selle küsimus, et nagu, aga miks niimoodi on? Aga ma jõudsin nagu selleni, et Malta lugu hästi palju kompenseeris sellega, et neil oli rets lavashow, aga Erika täitis lava sisuliselt üksinda ära. Et minu arust vist seal on see hästi suur erinevus. Aga see, kuidas ta täitis seda, see oligi mõnest nagu nii võimas, et nagu see Ich komme nagu näiteks Spotify's mul üldse nagu niimoodi ei keri, aga see, kuidas ta nagu seal laval oli, kuidas see on, kus inimene lihtsalt omab üksinda ja mitte ainult oma suurte disside pärast, vaid lihtsalt omab üksinda, kui räädi ma fucking seda lava, et see oli nagu äge. Aga see, et ta sai 11. koha Soome oli minu jaoks tegelikult ikka üllatus, et see 108 punkti, mis ta sai jury või sellelt publikult, eks ole, et okei on ja, aga ma arvan, et ta oleks rohkem väärt olnud. Ja kusjuures see, et nagu räägiti kogu, et Espresso Macchiato ei saa nagu žüriilt üldse nagu mitte midagi. Mul tekkis küsimus, et millel see põhineb? Et ma saan aru, et žüriides on tavaliselt mingisugused inimesed, kes hindavad rohkem laule, on ju. Aga et nagu, et nii kindlalt seda väita, nagu, et mille põhjal, aga et see 98 punkti, mis tuli, oli tegelikult nagu väga lahe meeltas. Nagu mingi trend või see, aga kui ma tahtsin selle Soome ja Maltaga jõuda, oli nagu see, et need laule veits nagu piiratakse sellepärast, et seal on liiga palju nagu seksi, on ju. Ja siis samal ajal ma vaatan Läti laulu ja ma mõtlen selle peale, et need kostüümid, mis lätlannadel seljas olid minu jaoks 50 korda seksikamad kui see, mida ma nägin Malta laulus või mida ma nägin Soome laulus. Et see oli nagu see, kus ma mõtlesin, et holy shit, they're basically naked. Et see on nagu hästi huvitav, et abikaasaga ka arutasime, et tegelikult, et nii pull on nagu see, et meil on televisiooni, ma saan aru, see on nagu puhtalt, televisioonil on mingisugune reegel, on ju, aga need reeglid on mingi koha pealt niimoodi, et kui sa hakkad nagu paika panema, et siin on piir, siis sa saad aru, et nad tegelikult
tegelikult see on täiesti arbitraarne, kus kohas see piir on. Et see on... Ja pergele jäi ka sisse selle Parapada vastu. Et sellega oli ka korrali jutt. Aga see, et Rootsi oli nii suur see kihlveokontorite kuredimaa purustaja ja põhimõtteliselt oli neil kuld oli kaelas 40% võiduvõimalus nagu täiesti crazy tegelikult ja siis tegelikult ta oli poolfinaalis, oli oma poolfinaalis oli ju Rootsi oli 4. ja Eesti oli 5. Ja samamoodi oli oma poolfinaalis oli Austria 5. Mis tähendab, et crazy tegelikult. Ja siis, mis see sai? Rootsi sai 195 punkti ja siis tulemused siis rahva hääletuse siis 3. Ja see näitab seda ka, mida ka Marko Rekop ütles, see süsteem toimib. Et selles mõttes, et kui keegi tahab kritiseerida, et me ei tohi kihlveokontoritest rääkida, et see mõjutab hääletamist, siis nagu clearly it doesn't. Et noh, tegelikult nagu ei ole. Et siin ilmselt on nagu see loogika ka, et kui et Rootsi lugu oli nii tugevalt ette öeldud, et see võidab ja see võidab ja see võidab, aga siis ikkagi nagu, kus kohas on see rahva hääl on nagu niivõrd määrav, on nagu see, et nii, me vaatasime kõik laulud ära, nüüd hakkame hääletama. Fuck, kurat, ma ei tea. Ja Austria poolt hääletan. Aga kas sa varem näinud Recapis sellist asja, et üks hetk lastakse tagurpidi laulud ette või? 26, 25, 24, 23, 22. Ma ei olnud varem näinud seda. Ei ole täheldanud. Et see oli nagu väga-väga tubli ja see ka, kus siin nagu räägitakse alati, et algus on hästi sitt olla, eks ole, siis nagu 3., 4. Eesti ja Iisrael ja siis tegelikult on neid kokku 2. ja 3. Siis laias laastus, et ma jään ikka selle juurde, et kui sul on nagu väärt lugu, siis ta paistab silma. Iisraeli lugu mulle Iisrael ei loe. Iisrael ei loe, aga selles mõttes, et mulle see Iisraeli lugu nagu mis iganes, teeme näo, et hääletati sellepärast, et oli hea. Mängime korra seda välja. See minu jaoks nagu näiteks sellel aastal ballaadid ei toiminud üldse. Ma ei tea, mis see minu kohta ütleb või minu hingeseisundi kohta midagi. Ballaadid ei toiminud, natukene midagi rockilikku ei toiminud, täiesti läila ei toiminud ja mulle toimis mingil põhjusel nagu võiks olla ainult tantsumuusika või ma ei teagi. Et kuidagi on need ilusad laulud, mis seal olid, need Leedu ja kuredi Portugal ja keegi oli veel Ukraina, näiteks minu jaoks nagu peaaegu bottom 3 nagu lihtsalt ei toimina. Vot, on miskit veel või? Aga selles mõttes see, et Taani sai 2 punkti ja Malta sai 8 punkti, et nagu ma ei oleks nagu tegelikult nii väikseid numbreid rahva poolt oodanud. Lihtsalt nagu, et ma oleks ikka natuke rohkem arvanud, et kuidagi nagu üsna hävitavad numbrid tegelikult. Aga lähme edasi. Ongi 20 minutit umbes, tiksusime sellega. No võt, ma räägin. Lähme edasi õhusireenidega. Õhusireenid leidsid aset. Meil siin oli suur õppus, et Õhtuleht kirjutab ka, et eelmisel kolmapäeval kell 15 käivitati kaitseväeõppuse Siir raames kogu Eestis esmakordselt ohuteavituse terviksüsteem. Muuhulgas käivitati 22 asulas sireenid ja siis on siin räägitud sellest seigast, kuidas sul oli, kas sa vist ei kuulnud midagi, eks? Kuulsin. Mina kuulsin. Aga ma kuulsin 1. Ma ootasin 3. Kui ma eksis, oli vist 3x1 oli planeeritud, on ju? 3x1 minut või? Aga ma kuulsin 1 ja ma sain, ja teavitused olid mul ka nüüd, kohe vaatan üle, et nii, kõigepealt tuli 11.45 ja siis tuli 15.50. 15.5, issand, ma mõtlesin, mul oli kehv, mul tuli 15.42. Et niimoodi nad kuidagi tulid, et ma ei ole nagu mad, ma olen nagu ülirahulikuks muutunud viimasel ajal, ma ei ole nagu mad ka, ma ei ole selle Ülenurme vee pärast, ma ei ole väga mures, ma ei ole selle pärast, et siin tuli ja ma nagu saan aru, et siin nagu asju juhtus, kuna tegu oli ikkagi nagu õppusega on ja. See on hästi oluline selle juures, et jah, see on selle asja eesmärk oligi vaadata, kuidas see süsteem vastu peab. Et jah, siin on nagu see, et kui mul oleks olnud mingi biorelva rünnak oleks olnud, siis ma oleks saanud sõnumi juba selle aja, kui ma surnud olen. Aga nagu, või ma mõtlesin vist keemiarünnakut praegu, mitte biorelva on ju, aga nevertheless nagu
that's the point. Ja inimesed on nagu pahased, aga tegelikult ei ole mõtet olla pahane, sellepärast, et selle eesmärk oligi vaadata, mis seisus me oleme. Ja selles mõttes see ongi, tulid välja kitsaskohad ja nendega on vaja nüüd tegeleda. See ei ole nüüd see, me tegime õppuse ja nüüd on nagu see, et siuke seis on, I guess, ei, nüüd sellega on vaja tegeleda, et nagu see oligi selle asja eesmärk, et aga ma ei tea, millegipärast inimesed arvasid, et see nüüd on, et nüüd kui midagi perse läheb, siis vaatame, mis olukorras Eesti on, et tegelikult see suund oli hoopis teine. Aga mis on põneva info on see, et 100 000 eurot pandi selle SMS-ide maksumuse peale, lihtsalt. Mul alati meeldivad numbreid teada saada, mis toimub. Tavai, 100 tonni, selge. Ja siis see ka veel, et jutt oli selles ka, et helitugevusest ja ka minu striimi chatis veel keegi ütles ka, et sireenid olid vaiksed, sest neid lasti 10%-lise valjususega. Et kui on päris olukord, siis lastakse 100%. Oota, kas sina kuulsid? Sorry, ma ei küsinud vastu, kuigi tegelikult huvitab see. Ei, ma ei tea, Raplas vist on sireen, ma olen Raplast kuradi 25 minutit autoga sõita, ei kuulnud mitte munnigi. Nothing. Aga siis artiklis on ka, et Päästeametile jõudis tagasiside, et helitugevus ei ole piisavalt tugev, ei kostunud väga kaugele, osade sireenide puhul oli kuulda raginat ja selgitus oli selline, et ragina osas oleme teadlikud ja põhjus veel selgitamisel, kuid helitugevuse osas saame praeguse seisuga öelda, et helitugevus oli 72% maksimumist. Põhjuseks oli helifaili vahetusel toimunud automaatne helitugevuse muutus seadme tarkvaras. Algselt plaanitud helitugevus selle testimisel oli 90. Kus see tuli? Sina kindlasti tead, kus see, nagu see heli tuli? Meil on üle Eesti paigaldatud need mingid retsid ruuporid, mis teevad ilget lärmi. See on üllatav, et tegelikult jah, tõesti, et mulle ta kohale jõudis üle Nurmele. No siis näitab, et on nagu hästi, aga mina tahaks teada, kus kuradi kohas see 10% jutt oli, et see on küll täiesti insane. Et tegelikult on 72%. Et what the fuck, et siukene kuradi kaitseväes oli siuke termin nagu sõdur FM, see oli see, kui sõdurid omavahel kuulujutte jagasid ja siis võeti neid faktide pähe, täpselt siukene olukord, et täpselt ka mingisugune kõlakas läks täiega jooksma. Et ühesõnaga vaiksem oli, aga mitte 90% vaiksem. Võta, kui ta oleks 10 täiesti võtsis ja kui ükskord 100 peale läheb, Jesus Christ, siis ärkavad surnud ka üles, tead. Ja, mina kuulsin seda oma toas selles mõttes, ma ei olnud väljas või midagi, muusin toast, ma kuulsin see sireeni lihtsalt. Ja siis osaliselt käivitusid sireenid, siis on välja toodud, kus Haapsalu, Paldiski, Maardu, Narva, Pärnu, Rakvere, Kuressaare, Saku, Tallinna, Tapa, Tartu, Valga ja Viljandi ja sireenid üldse ei käivitunud näiteks Jõhvis, Kohtla-Järvel, Luunja vallas, Põlvas, Laagris ja Sauel. Ja siis on kõige toredam vabandus. Vabandame inimeste ees, kes oma asulas või piirkonnas tahtsid kuulda ohusireeni tegelikku toimimist. See on nii tore vabandus. Ando Tõnumaa ka nagu tegi siin pikema TikToki video 2,5 minutit, ma ei viitsinud seda kõike nagu ei viisi ette lugeda, või ette lasta. Aga nojah, ta ütles, et põhimõtteliselt point oli selles, et see on pask vaata ja et mõelge ise mingisugune hea tähendus sellele, näiteks, et need signaale lasti sellepärast, et sa oled kõige lahedam inimene maailmas. Aga siis ta jõudis sinna sellise punktini, kus ta ütles. Kui sa vaatad nagu loogiliselt ringi, siis Putin pole meile mitte midagi halba mitte kunagi teinud. Kui sa nüüd täiesti adekvaatselt nagu mõtled, Putin ei ole mitte kunagi Eestisse saatnud mitte ühtegi pommi või ta ei ole siin korraldanud mingit jama, eks ju. Aga kes rahvast terroriseerib, on valitsus ise. Nüüd see meie valik, kas me läheme selle jamaga kaasa või mitte. Sest päeva lõpuks, kui sa vähegi vaatad, mis maailmas toimub, see on ilmselge, et ida ja lääs mängivad kokku. See nii-öelda sõda käib USA ja Venemaa vahel, aga ka see on näiline, sest mõlemaid riike kontrollitakse ühest ja samast kohast. Aga see on juba sügavam. See päeva lõpuks polegi oluline. Oluline on see, mis tähenduse sellele kõigele paned. Ma tihti peale mõtlen seda, et huvitav kust kohast, et nagu mis juhtub siis inimesega, kui tehakse aborti ja see loode mingil veidral põhjusel jääb elama ja siis ta visatakse bioprügiga välja
ja mis siis saab, kui ta rentslis tarbib mingid toitaineid ja kasvab suureks inimeseks? Ja ma tihti veel mõtlen, mis siis juhtub. Huvitav küll. Jah, sõnad on üleliigsed. Vot, aga kui te mäletate kallikesed, kõik, kes te olete siin mulle kallid, siis me rääkisime Kristiina Merimaast. Ma ei mäleta, kas oli Võhkarite tavaosas või Patreonis, vahet ei ole, need on niivõrd kuradi populaarsed mõlemad. Patreon vist oli see, jah. Igatahes Kristiina Merimaa, kes käis Eesti Esos ja rääkis tähtsatel teemadel, et fucking hell. Ja igatahes Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhataja Kaire Tamm kommenteeris Ekspressile, et podcastis Eesti ESO kõlanud väljaütlemised ei ole kooskõlas SKA väärtustega ega ohvrite abistamise põhimõtetega. Seetõttu lõpetasime konkreetse vabatahtliku lepingu 13. mail, mis tähendab, et tegelikult see Kristiina Merimaa oli siis nagu ohvriabis oli kirjas ja aitas inimesi, et kes oli kaotanud lähedase või midagi taolist. Ja kuna ta Eesti ESOs ütles, et kui väike laps saab vähi, siis ta hing tahtiski seda või tema, mis iganes see asi tahtiski seda saada põhimõtteliselt. Tahtis seda tunnet kogeda. Hing tahtis suremise kogemust. Just, hing tahtis suremise kogemust. Perse. Tõstatasin meie seda, tõstatati ka paaris muus alternatiivsemas kohas seda ja see jõudis õigetesse kõrvadesse. Nii, siis ütleb see ohvriabivärk, et seal oli 10 inimest oli siis nõustanud ja nad kavatsevad kõikide nendega siis lähiajal suhelda ja nõustaja muutusest teada anda. Ühtegi kaebust ega tagasi, et tema töökohta meil laekunud ei ole. Nojah, seepärast, et ilusti räägiti ära, et su laps suri ära, sest tahtis seda kogemust, mis sa ikka siin kaebad enam. Aga ilmseks tulnud juhtum näitab aga Tamme sõnul seda, et SKA peab vabatahtlike kaasamisel veel põhjalikum olema. Vestluse taustakontroll ei andnud alust arvata, et tema vaated meie väärtustega ei sobi, tihtipeale võivad ka asjaolud selgudelles vabatahtliku töö käigus. See on nagu huvitav, mis ma ka nägin, et tõstatati tegelikult, et väikese guugeldamisega oleks saanud väga lihtsalt täpselt aru, millega see inimene tegeleb, ta on juba sellega aastaid tegelenud ja info on tegelikult olemas, mis näitab tegelikult ikkagi väga kehva eeltööd ja see eeltöö on ikka väga kehva olnud, arvestades selle töö olulisust, ohvriabi nõustamine. Holy shit, see võtab mingi suvaliselt fucking. Aga Kristiina Merimaa ise on väga chill ja ütles Eesti Ekspressile, et iga inimese elu on tema enda vastutus ja kõik on inimese poolt enda poolt valitud. Ning miski ka õnnetused ei juhtu juhuslikult. Seega vähemalt Kristiina Merimaa vist võtab hetkel selle koha pealt vastutuse ja hakka mingisugust tühistamisjuttu rääkima. Jah, sest ta hing tahtis seda kogemust. No jah, ta ei saa nüüd hakata nagu vastu ju kuidagi nagu võitlema sellele. Jah. Jah, õige, me rääksime sellest Patreonis, me rääksime eelmine nädal sellest, kui ma õigesti mäletan ja siis ma palusin sul ka, et kas sa saate ühendust võtta, aga ta ei ole sulle A, kas vastanud või B sind ei koti. Ma ei ole tega ühendust võtnud ja mul ei ole seda kapatsiteeti praegu. Ega enam ei ole nagu vahet ka. Nüüd on nagu selles mõttes nagu töö on tehtud. Töö on tehtud, et taaskord ütleme siin, et tänu Võhkaritele Marko Reikop ei räägi enam nendest kuradi kihlvekontoritest, tänu Võhkaritele Kristiina Merimaa ei tööta enam ohvriabis. Vaata, me oleme totaalselt omandanud EKRE retoorika, kui midagi toimub, mis meile sobib, siis on meie tehtud. Kõik, millest me oleme rääkinud, vaata, ei, sorry, tänu meile. See tänu meile. Kulisside taga ajasime asju. Just, aga kulisside tagusest asjast rääkides ma lasen peile väikse klipi, et kui te hästi mäletis, kunagi oli Paljas Porgand, tuntud kui Kassaja Shakti Shamotailik, kes rääkis, et depressiooni ei ole olemas ja kui sul on kui on kurbus, siis sa lased kurbusel peale tulla, lasete läbi ja et oi, kurbus tuli külla. Aga nüüd meil on uus manfluencer. Esimest korda kasutan või seda sõna. Aga see ei ole vale. Depressioonist oled midagi kuulnud. Olen küll ja mul on selle kohta ka üsna konkreetne seisukoht. Nimelt, depressioon, nii nagu me seda teame, ei ole päris. Las ma selgitan. Depressioon on state of mind. Kui sa väidad ennast olevat depressed, siis sa manifesteerid seda. Sa kutsud seda esile, sa süübidki sinna, sa lähedki sinna ja ma tean, kui sa oled seal all mudas, sul on väga fucking raske olla, sellepärast, et sa ise oled ennast sinna mõelnud. Aga mõtle nüüd nii, kui sa oled väidetavalt depressioonis, ära identifitseeri sellega,
mõte tuleb ja läheb, sina oled lihtsalt vaatleja, sa ei pea iga mõttega kaasa minema, kui sul on kurb, on sitt, sa pead seedima neid mõtteid, vaatama neid mööda minemas ja võtma actionit. Kui sa oled depress, sa ilmselt ei võta actionit. Proovi teha räigelt raske trenn, sa tunned ennast 1000 korda paremini. Proovi olla looduses, sa tunned ennast 1000 korda paremini. Depressioon ei ole real, sa pead lihtsalt võtma actionit. Depressioonist oled... Epic Beastman on siis tema TikToki kasutaja. Ja kui ma selle ära vaatasin, mul tekkisid mõned küsimused. Esimene küsimus on see, et kuidas saab depressioon ligi tikkuda, kui sa ei tea seal olemasolust midagi. Ja kui aga inimene langeb depressiooni, aga ei teadvusta seda depressioonina, siis kuidas tal saab parem hakata, kui ta seda ei teadvusta? Need on esimesed nagu 2 küsimust. Siis teine mõte, mis mul tekkis sellega on, et tegelikult mõte ise ei ole nagu halb selles mõttes, et kuidas nagu depressiooniga tegeleda, et tegele asjadega on ja. Aga selles mõttes, et päevas on 24 tundi ja kui sa ka 2 tundi selles mõttes kuidagi suudad ennast välja vedada, eks ole, siis 22 tundi ülejäänud aeg sa oled ikkagi nagu sellega, sa ei saa ennast kogu aeg tegevuses hoida ja kui sa ennast kogu aeg tegevuses hoiad, siis üks hetk sa oled niikuinii läbi põlenud ja seal on hoopis teistsugused või veel hullemad probleemid, kuigi depressioon on juba piisavalt suur probleem, aga kõige hullem selle asja juures on see, et millest sa äras me aru ei saa, et on see, et kui inimene on depressioonis, kas ta teadvustab seda või ta ei teadvusta seda, siis depressioon võib halvata peale tegelikult ajuga täiesti keha, mis tähendab, et on võimalik, et inimene ei jõua püstigi tõusta voodist, rääkimata siis nagu sellest, et mine käi trennis, mine jaluta looduses, et see nii elukauge ja lihtne suhtumine tegelikult niivõrd tõsisesse teemasse. Kui keegi küsib kunagi, et palun seleta mulle, mis asi on privileeg, siis nagu see on üks parimaid näiteid. See on selline, see on nagu, või see privileegi pimedus. Et see on nagu see totaalselt naiivne seisukoht, et see on lihtsalt state of mind, mida ütleb inimene, kellel on olnud see rõõm elus, et ta ei ole olnud depressioonis. Et kui sa oled kliinilises depressioonis, siis sellest ei tule välja ilma meditsiini sekkumiseta. See on võimatu. Ei, mine jaluta väljas. Et nagu on inimesed, kes on depressioonis niimoodi, et nad ei tea seda, sellepärast, et tegu on haigusega. Depressioon ei ole state of mind, see on aju keemia talitlushäire. Et nagu on inimesi, kellel on probleemid, ma tean, et ärrituvad tihtipeale, meeste puhul kõige levinumad, tihtipeale ärrituvad, ei taha rääkida inimestega, lihtsalt sitt tuju. Nii, ja see inimene kordagi ei mõtle selle peale, et nagu tal võib depressioon olla. See ei ole tema pähe isegi sisenenud see idee üldse. Ja siis, kui peaks juhtuma, et keegi ütleb, kuule, aga mine arsti juurde ja ta läheb arsti juurde, ta kuulatakse üle, sümptomid, asjad vaadatakse üle, selge, no jah, siin on kõik, et see on tõenäoliselt depressioon. Siis vastupidiselt, see võib just nimelt inimest aidata, ma tean, mis mul nüüd viga on, okei, selge. See seletab, et see on lihtsalt, et see on absurd, see on täpselt samamoodi, et grippi ei ole olemas, sellepärast, et sul on lihtsalt palavik. See on nagu, dude, fuck off, et see on nii loll möla. See on lihtsalt see, et inimene ei tea ja jumala hea, selles mõttes super töö, et vaatamata kõigele sellele, millega sa tegeled ja mida sa suust välja jääd oma TikTokis, sul ei ole depressiooni olnud ja see on üliäge on elada sellist elu, ma kujutan ette. Aga sa ei saa võtta seda positsiooni. See on üliohtlik, kelle selles mõttes, kui sellised manfluencerid tegelikult siukest jälle see noorteni nagu jõuab, et selles mõttes, et jah, et ma räägin, nii suur loogika nii suur loogika viga on lihtsalt selles, et kui sa nagu ei teadvusta, siis sul nagu seda ei ole nagu põhimõtteliselt nagu, kui siis saaks ligi tulla, Epic Beastman, siis ei ole võimalik depressiooni ligi tikkuda selle loogika järgi. Aga mingil põhjusel inimesed langevad ja see on ikka kuradi, ma ei saa öelda, et epideemiline, aga lihtsalt praegusel ajal on see nagu selles mõttes päris fucking probleem. Jep. Et ühesõnaga, ma ei tea, tahaks öelda, et nagu võiks ennast natukene nagu harida, et mis asi see depressioon tegelikult on, et ta räägib, et see on ainult mõtlemises kinni, aga tegelikult ei ole, see on nagu reaalne füüsiline asi, mis ajus toimub. Aga... Võtta ma kohe loen selle ette veel lausa. Depressioon on püsivalt väljendunud meeleolu alanemine, millega kaasneb elurõõmu kadumine, energia vähenemine, mille tulemusena langeb toimetulekuvõime ja elukvaliteet. Just see toimetulekuvõime võime langus. Jah.
mul on endal olnud tuttav, kes on väga hästi kirjeldanud seda, et ta ärkas hommikul üles ja ta ei jõudnud voodis püsti tõusta. Ta ei jõudnud voodis püsti tõusta. Ja see ei ole see, et ei, tõmbad südame rindu lähed. Ei, sa ei jõua. Sa ei saa püsti. See ei ole nagu võimalik, jah. Aga sellest ei saa aru, samamoodi nagu ei saa aru sellest laste kasvatamisest inimesed, kes ei ole kunagi lapsi kasvatanud, ei saa ka aru inimesed sellest, kes ei ole kogenud seda või vähemalt ei ole, kellel mõistus peas tahaks öelda ka. Aga rääkides inimesest, kellel ei ole mõistus peas niivõrd kuivõrd, siis räägime Karl Madisest. Karl Madise skandaal, tegelikult me oleme rääkinud Karl Madisest tänu tema Stop muusikavideole, mis oli hittvideo, kus oli terve hunnik noori tütarlapsi ja vanemas heas härra Madis piidlemas neid. Põhimõtteliselt, jah. Kui ma õigesti mäletan, Artjom Savitski oli see äkki režissöör isegi? Vist küll jah, sest ta astus kuidagi nagu kaitses seda videot. Praegu vaikust temaga, praegu vist ei räägi. Ma arvan, et Artjomil on praegu kõige parem idee hoida oma suus Karl Madise kogu täiesti kinni. Mine tea, äkki sul tuleb endal mingi eksposee välja muidu. Aga põhimõtteliselt küll jah, et ja Karl Madisel on tegelikult veel enne, kui me sellesse teemasse hüppame, siis ju see probleem, nimetame seda probleemiks, ühiskondlikus mõnes võttes nagu probleem, mis inimestel oli see, et ta naine on hästi noor. Ja ta naine on nii noor, et kui hakata liini ajama Karl Madise jutuga nagu nende omavahelist, nagu siis nende suhtlemise algus oli siis, kui neiu oli alaealine. See on nagu päris selgelt välja loetav. Et siis tekib nagu küsimus, et nagu what the hell, et nagu see on ikkagi veits nagu veider, et nii vana mees ja nii noor naine natukene nagu selles mõttes, kui tegu on täisealistega on suur vanuse vahe, siis nagu selles mõttes see on alati see koht, kus ma võtan käed pealt ära, mul on lihtsalt arusaamatu nagu millest te räägite oma vahel, aga regardless see selleks. Aga et seal on ikkagi väga selgelt aru saada, et tüdruk vist oli 16 või 15, et ikkagi siuke natukene nagu veider. Igatahes meil on siin üks master, mitte advokaat, vaid mingisugune, kes on Sherlock Holmes, uurija. See on õige sõna meelde. Igatahes meil on olemas, Eestis on üks päris uurija, kelle nimi on Mallukas. Ja Mallukas tegi siis sellest postituse siin eelmise nädala alguses, et ongi siis 12. mail kirjutas mulle noor naine. Hetkel on ta 21 aastat vana, aga kui ta oli 15, oli ta väga armunud Karl Madisesse. 60-aastane Karl Madis kutsus teda kullakeseks, kaunitariks, enda tulevaseks ja arutas isegi kolmeka teemasid. Antud skriinidel suhtleb Karl Madis teadlikult 15-aastase lapsega olla siis 60. Ja siis said sõnumid järjest intiimsemaks. Hellitavad hüüdnimed, vihjed välimusele, soov ta jalgu katsuda, oligi ala näiteks, et ma saatsin pildi oma jalgadest, don't ask why, siis ta ütles, et oi, kui kurb, näen, aga ei tunne. Eks ta teadis tõenäoliselt, kus kohas piir läheb ja ta sõnastas oma mõtteid väga osavalt. Ei olnud nagu, et tavai tule ja nikume või et teeks sulle seda ja teist, aga läbi lille tekste, mis mul täpselt meeles ei ole. Meenutab Kai. Kai räägib, et tol hetkel tundus see tore, et nii tähtis ja kuulus mees temaga üldse suhtleb ning nad pidasid isegi plaane, et Kai läheb Karlile külla. Ta ütles, et elab Lillekülas mingis kollases roolises majas. Kollases roolises majas, aus. Aga ta otseselt kutsut ei teinud, et tule ainult vihjas. Ta oli ükskord nõus võtma mind ja sõbrannat enda bändibussi peale, et kontserdile sõita. Ja peaaegu oli nõus, et enda sõbrannaga pärast tema juurde läheks, aga siis hakkas ta kartma, et mida bändikaasad sellest arvaksid. Ja me ei saanudki minna, õnneks, räägib Kai. Kai ütleb, et ta polnud enda sõbrannade seast ainus, kes Karl Madisega suhtles. Ka üks tema sõbranna rääkis vanamehega. Jesus Christ. Igapäevaselt, kuid sõbrannal oli üsna range isa, kes tütre sõnumeid kontrollis ja nõnda väidetavalt ka kirjavahetuse avastas. Väidetavalt pöördus sõbranna isa politseisse ja Karl kartis noortega edasi suhelda. See on siis nagu, see on siis see algus alles, et selles mõttes, et see on Malluka siis blogipostitusest, nii, sest tähelt tõmmati üles veel omakorda, õnneks siis tõmbasid ka väljaanded selle teema ülesse, aga siis hakkas tulema Mallukale nagu
kirju ja neid kirju tuli ja tuli ja tuli ja ma loll ei suutnud sellel hetkel nagu kuidagi asjaga nii kiiresti nagu kaasas käia ja ma ei screeninud neid. Ja siis ühel hetkel ma avastasin, putsi, ma tahan sellest saates rääkida ja siis ma kirjutasin Maljukale, et kuule ole täitsa, et saada mulle mõned screenid vaata. Ilusti saatis mulle ja siis ma siin mõned siis loen ette näiteks, et üks inimene kirjutas, oi, endalgi kogemusi, samuti külapeol. Olime ka sõbrannaga umbes 15-16 aastased, peale esinemist oli järjekord autogrammile, läksime ka siis moe pärast paberitega kohale, aga ei, tema tahtis kirjutada ikka rinnale. Hakkas kohe bluusi kiskuma allapoole. Korrale kutsumisest ei tahtnud väljagi teha, hakkas kohe mesijuttu ajama. Fui, kui rõve ikka. Järgmine. 2002. aastal ta kutsus ühel Pärnu üritusel mind ja mu sõbrannat, 15-16, tagaruumi. Me olime ennast pubi tagarites mugeldanud ja jõime mahla, aga tema bändi paarimees oli usin meid Madise tagaruumi. Madise tagaruumi kutsuma kõlab nii halvasti. Kus meile konjakit pakuti. Korra istusin maha ja sain aru, et midagi on väga kahtlast ja panin jooksu. Sõbranna jäi veel vestlema, kui eriline neiud on. Loodan, et paljud noored ikka teevad seda sama ja panevad jooksu. Nii, ja siis üks veel. Mul ka mingi sarnane asi olnud, et põsemusi asemel keeras kiirelt, et suule musitada pärast kutsus peale esinemist kaasa Pärnust Tallinnasse. See oli 18-aastane, aga jah, oota. Sul on veel siin? Siin on veel, jah. Saangi lisada enda kogemuse. Selle ajal polnud see teema tema kohta veel nii-öelda suure kella küljes, aga tundus mulle juba siis Max Perv. Töötasin ühes restoranis umbes 5-6 aastat tagasi, olin siis 16-aastane. Ta esines pulmas, kus olin ettekandja ja peo lõpuks oli ta ennast korralikult täis kaaninud. Peo lõppedes tuli ta mind kallistama ja kallistamise ajal ütles mulle, kui hea. Aga see ei ole ainukene vanem härrasmees, kellest on kirju saadetud. Üks kiri on ka niimoodi tulnud. Kindlasti peab see, et ka üks teine Eesti vanem muusik, Jüri Homenjan, on noorte tüdrukute peale majas. Ühel peol, kus mina olin veel 15 kutsus, aga kõiki noori tüdrukuid lava äärde tantsima, keerutas aina nende ümber ja nii edasi. Peo lõpus siis kallistas osasi neist. Kahjuks mina olin üks neist. Lava ääres oli üks üsna varjatud nurk, suur kõlar ja täpselt ette sinna ta mu suunas. Ja ootamatult lükkas ta oma keelt mulle suhu. Tõmbasin eemale ja läksin ruttu ära. Praegu olen juba 30 ja siiani mõtlen tagant järgi, kui rõve käitumine ja vahetan raadiokanalik, kui selle perverdi laulud tulevad. Vastik käbitunne saadab siiani, kuigi mina seda ei soovinud, ega ka selleks signaale ei andnud. Ta on ja oli ka tollal vana mees minu jaoks. Ja ma alati mõelnud, kas ta ongi selliste kommetega ja kas selliseid alaealisi leidub veel. See on mingisugune, ma ei kujuta, et üks mingi sajandik kirjadest vist, mis nagu mallule tuli. Selles mõttes, millest tuleb aru saada, on see, et need on inimeste lood. Need ei ole nii ebameeldiv, kui seda ei ole ka öelda, need ei ole kinnitatud sündmused, eks ole. Aga puhtalt nende pealt minnes, et siis kui räägitakse mingisugusest vägistamiskultuurist või milleski sellisest, siis ikkagi see imbub nii tugevalt läbi, et mis mõttes, et teen põsemusi ja siis keeran või siis nagu see viimane, et lükkan keele kurku või et need on nii räiged inimese nagu kehalise autonoomia mitte austamine, et see on ikkagi täiesti nagu rõve ja rets, et see on ikka, ma ei tea, ja ikka sinna segad, vaata, see on see vanakooli värk nagu, et see persest näpistamine ja kõik see on nagu kuidagi siin nagu tunda, et see on nagu selline tolle aja nagu värdelik flirtimine, mis on nagu see, et kas see on tolle ma ei austa su piire. Ma ütlen, et see nagu, ma saan aru, et Karl Madis on niisugune väga vana koolimees ja Jüri Omenja ka on. Aga ma kujutan et ega see on, ma ei tea, kõik inimesed nagu on ikkagi bändimehed ja ikkagi nagu panevad jooki ja ikkagi terve see kuradi malett on lahti, siis võib ikkagi see katus ära sõita, ma arvan, ka tänapäeva sellele. Ma arvan, et see ikka see kultuur ei ole kadunud ikkagi, jah. Aga ilmselt mitte. Kuna me räägime Karl Madisest, siis me hetkel oleme niisugune onu Eino kind of siis nagu vanuseliste juures omadega, jah. Et see on rets ja tegelikult mis mina siin üldse räägin, et parem loeme, mida kommentaatorid räägivad. Kommentaatorid ju teavad kõike. Ja siin ma lihtsalt ette ja ruttavalt ütlen ära, et ma mainisin vägistamiskultuuri ja nüüd te
saate teada seda, et meil eksisteerib nagu actual fucking pedokultuur ka, et see on aga ma loen kõigepealt ette selle, mida mul siin dokis ei ole, vaid ma leidsin selle hoopis ühe mingi Delfi alt, et vaja kuulsust koguda kellegi arvelt ja praegu ju tühistamine moes. Mis siis, et väidetavalt olid kõik aastaid tagasi. Maljukad ju igapäevaselt tööl ei käi, suured võlad kaelas, mõlemal osteti isegi maja, millestki peavad nad ju elatuma. Ene kirjutas seda. Tähendab, miks mind nagu see hämmastus on see, et nagu päriselt, et te ütlete Maljukile raha või? nagu see on nagu minu põhiprobleem, sest ülejäänud, ma loen ette, seal on veel ka probleeme. Nii, Signe kirjutas, 6 aastat tagasi ja nüüd ilmub kusagit välja, et mustata ja kurinägu ka veel. Ma ütlen täiesti ausalt, võt see on mõttekäik, mis minu jaoks on lihtsalt täiesti värdjas mõttekäik. Et see on see väide, et kus sa enne olid. Et see on nagu, et miks sa nüüd räägid. Ja kui sa kuulad seda saadet ja sa mõtled seda sama, et miks alles nüüd räägitakse, siis palju õnne sa oled osa sellest probleemist. Et ühesõnaga, sest et selle mõtte loogiline järgnevus on see, kui sa oled 15-aastane tüdruk ja keegi mees, kes on kuulus siis ja praegu, ütleme, käperdab siin rämedalt, on ju. Ma ei räägi siin, see on hüpoteetiline näide, ma ei räägi siin otseselt Karl Madisest, on ju. Siis kui sa tuled sellega välja, ütleme 6 aastat hiljem, et tegelikult niisugune asi leidis aset, kas sa siis tahad öelda, et see siis on okei või? Sest et see on see küsimus, mida mina küsin peale seda, kui selline etteheide tuleb. Et okei, et kas see siis tähendab seda, et kui sinuga niimoodi tehakse, siis kui sa kohe ei räägi, siis sa pead elu lõpuni vait olema sellel teemal või kui suur on see ajaaken, millal ma võin rääkida ja millised tegurid võivad põhjendada seda pikemat ajaakent, et ma tahaks nagu seda ka teada, et kui näiteks ütleme, et meil on keegi tuleb välja, et minu isa on mind väärkohelnud ma ei tea, 8 aastat, kas sa siis ka ütled, 8 aastat, seda oleks võinud ju kohe alguses rääkima hakata, miks sa praegu suu lahti teed? Või kas siis on okei või et siis sa saad nagu, kas siis saadaks aru mingisugusest sellisest, et inimestel on erinevad võimupositsioonid ja siis on okei, sa ei saanud rääkida ja räägid nüüd. Kas siis me valikuliselt otsustame, et nüüd me saame hakkama? Aga teine asi on nagu see, et kuidas on võimalik, et inimesed üritavad täiesti selgelt eksisteerida 2 erinevas reaalsuses korraga. Üks on see, kui keegi ütleb, et 15-aastased või 16-aastased tahavad mingeid asju teha, siis tuleb esimene kommentaar selle peale, et nad on alles lapsed. Nad on alles lapsed, me ei saa neile anda mingeid õigusi, millest iganes nad räägivad, on ju. Et nad on alles lapsed, nad ei mõtle veel selge peaga ja nii edasi. Nii. Ja siis, kui see sama 15-aastane, kui teda kuskil käperdatakse ja ta räägib 6 aastat hiljem, siis küsitakse, et aga kus sa olid siis, miks sa kohe ei rääkinud? Et kas ma saan õigesti aru, et me üritame korraga elada 2 erinevas maailmas? See, kus kohas nad on lapsed, nad ei mõtle selgelt, nad ei mõtle võib-olla üdina ratsionaalselt. Ja siis, kui need käperdatakse, siis nad peavad mõtlema ratsionaalselt, siis nad peavad mõtlema nagu täiskasvanud inimesed. Et kas me saame, kuidas on võimalik tahta 2 erinevat asja korraga? Ma ei saa sellest aru. Ja üldse, ma mainisin enne vägistamiskultuuri ja pedokultuuri, et tegelikult on vaja aru saada sellest ka, et inimesed ei julge rääkida. Sellepärast, et me oleme sellest korduvalt saadetes rääkinud. Kui naisterahval midagi sellist juhtub, siis süüdistatakse esimese asjana naisterahvast, alati. Aga miks sa siis ronisid sinna peole? Miks sa siis läksid autogrammi küsima? Miks sa siis olid nõus mingi põsemusiga? Miks? Siuke pask hakkab pihta. Ja on ebamugav, ei taha inimene panna ennast sellesse positsiooni ja ei räägi. Ja siis, kui ta näeb, et keegi teine teeb suu lahti, siis ongi see holy shit, mul oli sama ja siis sa räägid ka. See kõik on väga inimlik ja tegelikult väga arusaadav ja sa pead olema peast värdjas, kui sa ei saa aru ja esitad küsimused, kus sa enne olid. No selle Signe kommentaar, ilmselgelt mina loen välja see, et nagu, et tütarlaps valetab. Et ta tahab lihtsalt nagu mustata. Ta lihtsalt tahab mustata, on ju. Muidugi, mis nagu rääkimata jäi, siin oli see tegelikult, et kui ma ei eksi, siis Mallukas ju andis stories märku, et kui teil on head kossi, et siis saatke mulle, maksan teile 5 sotti käden vist.
et siis siin hiljem tuleb ka veel nagu kommentaari, kus on, et tahab ainult lihtsalt raha teenida, et siis niimoodi võivad inimesed seda asja näha, on ju. Teine osa inimestest, kes kommenteerivad, on ilmselgelt need, kes loevad võib-olla artiklit, aga näiteks, või ei loe artiklit, loevad pealkirja. Nad ei ole näinud neid tõendeid, nad ei ole näinud screenshot'e, nad ei ole neid asju näinud ja siis nad kommenteerivad. Ma ei tea, miks ma kaitsen praegu kommenteerijaid, aga ma lihtsalt korra üritan nagu aru saada, miks niimoodi üldse nagu kommenteeritakse. Ja kolmas punkt on see, et Mallukas ise ütles ka, et enamasti on mehed, need ta oma selles blogipostis kirjas, et enamasti on mehed need, kes ütlevad, oi, vana hobune tahab kaeru. Päris nii öelda. Aga ei ole, kõige haigem selle asja ongi nii, et ma nüüd ei hakka ütlema, et mehed on täiesti munnid, aga kui see Facebooki postitus, kus mina neid kommentaarid nagu varastasin, see oli 90% olid naised, kes sinna kirjutasid. Ma olin nagu hämmingus, sest ma läksin nagu kommentaare otsima, teades, et mehed on need, kes hakkavad nüüd mustama ja tuleb välja, et naised teevad samamoodi, mis on vastik. See on vastik, mõnevõrra üllatam, aga võib-olla see on näitaja sellest, et naistel on rohkem aega kommenteerida lihtsalt internetis. Aga jah, see on veider, aga ma mõtlen nagu naiste peal, see on nagu internaliseerunud misogüünia nagu selle koha pealt, et lihtsalt tekib nagu see küsimus, et kas see on vist nagu natukene võrreldav sellega, kui me räägime ajateenistusest ja siis ütleme, et ajateenistus, et see on nagu osadele inimestele nagu raske ja laseme mingeid asju nagu lõdvemaks, et me ei pea tegema 200 kätekõverdust, et mis point sellel on ju. Ja siis ilmub kuskilt välja mingisugune põõsast, tuleb mingisugune vanamees välja, ütleb, mina käisin, ma olin 2 aastat Vene sõjaväes ja mul ei olnud ära midagi. Et see on veits nagu see, et mina kannatasin. Teised peavad ka kannatama. Et see on vist nagu see mentaliteet, mis tulebki nagu välja, et üksed vanemad naised, nemad on pidanud selles kontekstis nagu üles kasvama. Mu oma ema on mulle rääkinud, mismoodi, et teda on ka nagu peresest näpistatud ja kõik mingi sukene asi. Aga see oli tolles ajastus nagu, see oli nagu normaalne, seda nagu tehtigi, see oli nagu normatiiv. Ja kui ma küsisin ema käest, aga kuidas sa ennast ise tundsid ja siis ema ütles, et vastik oli, väga-väga vastik oli. Ja nüüd on käes nagu see hetk, kus kohas on nagu see, et kuulge, et sükest asja teha ei ole tegelikult üldse okei. Ja osad inimesed reageerivad sellele niimoodi, et türa mina kannatasin ja nüüd teie ei saa hakkama. Aus, tähelepanek, jah. Ja siis nad kukuvad nagu kaitsma millegi pärast nagu inimesi, kes käituvad nõmedalt. Ja see on minu arust lihtsalt hästi-hästi kurb. Aga teine variant on see, et need inimesed on jäänud peapidi kuskil mingi auto alla ja siis on ära kammid peast. See on ka variant, aga ma pigem arvan, et see esimene. Tahtsin enne meelde Malluka võtta detektiiv. Mul ei tulnud sõna meelde. Uurija. Aga Ene kirjutas, et Karl Madis pole kunagi kedagi ahistanud, pigem ära öelnud ja seda olen korduvalt näinud. See oligi tema käitumine. Täiesti vale inimene, kelle kohta sellist juttu ajada. Vale valik välja pressijajele ja siis laughing out LOL emoji lõpus. See on selles mõttes, see on nagu napakas seisukoht. Sa ei saa elu sees teha selliseid järeldusi. Nagu, mina nägin ta nagu kuradi ütles. Ta on ühe korra ära öelnud. Ma olen näinud, pigem on nii. Et nagu selles mõttes, ei. Aga jälle, ta ei ole jälle neid screene näinud, et kui neid screene ei oleks, siis inimene võiks arvata, et oi, mis asju, see on loll juttu. Kurat. Pildina olemas, kurat. Jah. Liina kirjutas, et samasugune kahtlane case nagu JJ tantsukooli oma 20 aastat tagasi ennast pisut liigutanud Moorile tuli meelde, et mind ka vaatas JJ kurjalt. Loll tiibi tahab kuulsust ehk natukene pappi. Kuulsust? Huvitav, kus Liina Erne saaks selle kuulsuse välja nagu imeselt, sest meie ei tea ju selle tütarlapse või nüüdseks siis nagu naisterahva nime, kes sellega esiteks välja tuli. Seega Loll tibi ka veel. Uskumatu Liina Ernesaks, uskumatu. Aga Kristiina Alamaa kirjutas, et kahjuks Malluka lehel kommentaar kustutatud, aga ta lubas maksa, oligi 500 eurot kellegile, kes hea kuulutuga välja tuleb. Tema maksab 500, aga teenib rohkem. Pulmadeks ju pappi vaja. Kohutav, et Mallukas vahendeid valimata. Ma vihkan, kui motovormi ei teata. Valimata hävitab teiste elusi. Aga küll see ükskord talle kätte maksab. Ja huvitav, kus see 15-aastane neiu aastaid tagasi oli? Ja aastaid hoiab screenshot alles. Täielik bullshit. See on nagu, mina ei suutnud sellest kõrvale vaadata. See on nii boomer moment.
hoiab aastaid screenshot'e alles. Kuule, Tainas, tal on Messengeri logi olemas. Meil kõigil on Messengeri logid salvestatud ja alles. Me ei hoia screenshot'e alles. Need screenshot'id alles tehti. Dumbass. Et see on lihtsalt nagu nii boomer moment. Ma ei suuda sellest üle saada. Ja jälle see, kus ta aastaid tagasi oli. Kus ta oli? Jah. Kuradi huvitav, kus ta oli. Mis vahet seal on, kus ta oli? Kas see siis järelikult oli okei või? Ma ei saa aru. Et ma tahaks nagu selle inimese istutada maha küsida, okei, kui ütleme, et 16-aastane sebib 15-aastas, kas see on sinu arvates okei? Et nagu ütle, mis sa arvad päriselt. Sest et kui sa ütled mulle, et ei ole, siis sa ei kirjutaks sellist kommentaari. Sorry. Sa mõtlesid 60-aastane, ma kuulsin 16-aastane. 60-ne, jah. Et nagu see ei ole, et nagu kui sa ütled, et see ei ole sinu arvates okei, siis, aga siis ei ole mitte kunagi okei. Ja kui tuleb välja, et keegi tegi seda 5 aastat tagasi, nüüd räägitakse, kas siis on nagu, siis on okei. Siis me ei tegele sellega. Nagu, explain to me, kuidas see fucking määrav on, noh. Ma ei saa aru. No Airika Müllerson kirjutab, et ja jälle see mullikas, kes seda tühistamist korraldab. Kogu aeg kirjutavad kõik selliseid just talle. Ilmselgelt järjekordne labane Photoshop või AI. Mulle meeldib see. Me oleme jõudnud sellesse AI ajastusse, nagu kus kohas millegi pärast on vaja selliseid asju teha AI-ga. Tore või Photoshop või noh, selge. Või ta oli, äkki ta lõi parasjagu jala ära, kui ta kirjutas. Ilmselt järjekordne labane Photoshop või AI! Mina lihtsalt mõtlen nagu selle peale ka, et kui palju on inimestel nagu millegi pärast keskendutakse mitte sellele, et kes mida tegi, aga kes selle asja avalikkusete toob. Aus. Ja see ajab meid nii nervi. Et nagu mul on jumala pohhui, kui selle oleks avalikkuse ette toonud inimene, kes mulle absoluutselt ei meeldi, siis nagu me räägime teost endast, on ju. Et nagu see on, nagu püsime kontekstis, aga millegi pärast algab täiesti mingisugune metadiskussioon selle üle, et aga kes selle avalikuks tegi ja siis me räägime hoopis sellest ja see on nagu nii ebaoluline selle asja juures tegelikult. Aga jätkame oluliste kommentaaridega sellest. Tiina Testip kirjutab, et olge head ja jutke inimene rahule 15 aastat mängige nukkudega ja kui 10 aastat hiljem tuleb ahistamine meelde, oleks paslik arstitädi juurde ajukontrolli minna. Ma arvan, et selle inimesel oleks enda fucking ajukontrolli minna, kui ta ütleb, kuidas vittu on võimalik kirjutada mulle selline asi, raisk? Ma räägin mulle, nagu saaks mulle otse kirjutatud. Kuidas on võimalik, et sa istud maha kirjutad 15-aastased mängige nukkudega? Ja me just räägime sellest, kuidas 15-aastastel on nagu ligiaetud vanema härrasmehe poolt väidetavalt. Ja siis kuidas on võimalik, et sa nagu selles kontekstis ütled sellise asja ja kirjutad juurde 10 aastat hiljem tuleb ahistamine meelde, siis peab ajukontrolli minema. What? I don't compute. Aga kas mitte 2 aastat tagasi ei olnud või 14 ei olnud legal to fuck või? Jaa, oli küll. Või mis iganes aastat tagasi? Ja, aga see loobki selle olukorra, et nagu kui me lähme ajas tagasi, et kas kõik oli seaduslik. Jaa, absoluutselt, kõik oli seaduslik. Aga lihtsalt see on siin on nagu mingisugune teine tegur, me räägime sellisest, et okei, legal, jah, aga kas mingi asi on seaduslik, kas annab nagu teatava moraalse õigusega? Ma pigem mõtlen selle 15 aastat mängige nukkudega mingisugune rünnak Tiina poolt, et nagu, et ma ei tea, kas 15 aastat mängivad nukkudega või? No, oleneb, ma ei tea. Igatahes Lauri Viikna hüppas ka punti, no milleks järjekordne tühistamine, küsimärk. Kui on tegu kuriteoga, siis teatage politseisse, kui ei ole, jäige vait. This is telling. Ma olen ennast tagasi ja ma ei ütle mitte midagi rohkem. Aga Sille ütles küll. See mallu on nii õhku täis, et lausa vastik hakkab igal oinal korduma Mihklipäev. Küll talle kõik see tagasi tuleb, mis teistele teeb. Ja minu rumal pea ei pea mõistma, kuidas on inimesi, kes teda fännavad. See rumal pea on tõesti ihunuhtlus. Ja, aga Karl Madis ise, et see on tekst, kuigi Karl Madis sõnas paar päeva tagasi Kroonikale, et sõnumites ei ole midagi sellist, mille pärast ta piinlikkust tundma peaks, on Malluka blogis avaldatud vestlused ja sellele järgnenud süüdistused teda väga häirinud, mistõttu ta on omale õigusabi otsinud. Blogija vastas see peale, et see info tuli talle küll üllatusena, aga kohtukutseid ta ei karda. See oleks päris rumal käik, sest me ei räägi siin ühest inimesest, kes võiks umbluuda ajada, vaid kümnetest ja kümnetest andis Mallukas mõista, et on saanud Karl Madise kohta üksjagu kompromiteerivaid sõnumeid. See arv ainult suureneks, mida avalikumaks asi aetakse, mis on super. Lisas ta. Aga algus oli jah, Karl Madise oli jumala nagu chill, et siis kui Mallukas kirjutas talle, mis nüüd on ikkagi, et okei.
et tuleb midagi ette võtta, et jah, see on teatav naiivsus ikkagi nagu on, et kuule, et siukene lugu on ja siis sa vastad umbes niimoodi, et ai, siin pole midagi, sellist pole olnud ja siis tuleb screenid välja ja siis on nagu et see on nagu natukene siuke naljakas. Küll aga mul tahaks noomida Andreas siin koha pealt, kui sa veel niimoodi 2-5 korda ütled mallukas, siis ta enam suga mingeid asju ei jaga. Ja, ma lihtsalt ei saa, nad rikkusid ära, laseri podcast rikkus ära, kui nad seal kaheksid mallukas ütlesid. See on see, et vaata ükskord nagu teed nalja ja lõpuks olegi mallukas valmis. Mallukas. Ja. Pehmelliga. Vot, aga siis siukene lugu. Ja siis oota, saad aru, samal, see lugud mul tuli ka meelde. Samal ajal, kui ma neid screenid sain ja siis alla laadisin neid, siis ma parasjagu näppisin seda raadiot, autoraadiot. Ma ei sõitnud, vaid ma lihtsalt selles mõttes, ma olin nagu koha peal. Ei, Star FM Eesti või mis iganes see raadiojaam tuli, sealt tuli ma olen noor, olen noor. Et põhimõtteliselt ma tegelesin see Karl Madise screen shotidega ja kuulasin Karl Madise samal ajal ja mõtlesin Karl Madise peale, ta oli mul triple kuradi majus mul. Rets, ei ole muud öelda, kui loodame, et mitte viski olla tõsi, sest ma tahaks, et noored 15-aastased tüdrukud ei peaks sellised asju elus läbi elama, nagu nad on siin elanud. Kas Omenia kohta tuleb järgune laviin siis või? Ma ei tea, kas Omenia on äkki põgenenud ära Soome juba. Ma ei kujuta ette. Jah, Omenia oli lahe vana. Kunagi oli mingi suvepäevad oli siis. Jõusaalil oli suvepäevad, siis ta tuli ka sinna mingi öösel 2 või 3 paiku tuli, kuna ta seal jõusaalis nagu treenib ka. Siis tuli ja pani jälle selle mingi kõlarid ja asjad pani sinna püsti ja tõkke kitarr kätte ja lasi seal ja kõik olid täiesti juua täis. Issand, nagu selles mõttes, kui hästi ta need joodikutega hakkama sai, lihtsalt laulis oma laulu, mingi räuskamine käis, nii chill vana, lihtsalt kohe oli näha, et inimene on nagu eluaeg seda tööd teinud nagu lihtsalt. Laulis hommikuni ja selline mees oli. Lihtsalt tuli meelde praegu. Jah. Ma ei tea täst eriti midagi. Ma lihtsalt mälestas lihtsalt, sa ei peagi mina mäletan seda, et minu kõige suuremaks üllatuseks oli see, et ikka kuulsid teda laulmes ja siis ta rääkis ja siis ma mõtlesin, kuradi aktsent see on. Mitte munnigi. Itaalia mees. Italiano. Või see, kui Ott Leplund Jüri Omenet järgi tegi peaga ainult klaverit tegi. Liigume siis edasi, meil on siin üks teemake veel ja siis on veel üks asi, mida ilmselt tuleks nagu mainida, aga tuntud Eesti vabadusvõitleja Ameerikas kõik, Mike Kalamus, ei, see teine Ülle Pukk et Ülle Pukk on läinud Facebooki ja kirjutanud mille see Ulle Pukk elabki nagu tegelikult Facebookis Ulle Pukk. Ta samamoodi vaata, kui lükkad kellegi, et ma vaatan, mis seal siis toimub seal konto peal, mine putsi, 43 postitust täna juba, hakkas ta üleised postitust otsima, sure maha vaata. Väga palju ja ma mäletan, ma seinalt mingit postitust otsinud ja siis lihtsalt vaatad, kui palju ta postitab ja siis mõtled, issand jumal, äkki siin peaks arst sekkuma vist, aga Ülle Pukk kirjutab, et saame tuttavaks. Olen riigile ohtlik poliitik. Terava keelega ja selge mõistusega blondiin Ameerikast, kelle otsekohesed ütlemised kõigutavad Eesti rabariigi demokraatiat ja lääne väärtusi. Päris aga edasi seal Toompeal, sest küllap haistate, et ega teiesugustel pättidel ja varastel pikka pidu enam pole. Rahvas ärkab ja märkab järjest rohkem kui idiootseks ja ebainimlikuks on elu Eestis muutunud. Jah, loll on palju. Aga on ka neid inimesi, kellel on süda õige koha peal ning mõistus alles ja kes soovivad paremat elu oma inimestele. Meie hoiame kokku ja oleme koondumas. Meie löögirusikas on plaan B. Varsti räägin juba kõigest detailsemalt. Mis see plaan B võiks olla? Plaan B-ks nimetatakse seda, kui sa järgmine hommik lähed ostad SOS pilli. Okei, ja kuidas see Eesti riigile kasulik on, kui Ülle Pukk ostab SOS pilli? Ma sain ise aru, kusjuures oma küsimuse vastusest. Nii, okei, holy shit. Jah, Ülle Pukk tuntud ka kui tugev Eesti seis Floridas, siis
siis jah, ei, edu. Tahaks teada. Kusjuures, kui tahaks otsida, siit leiaks väga vägevaid koeravilesid tegelikult. Kui temast räägitakse kui vatnikust näiteks, on ju. Et siis nagu selles kontekstis on nagu siin hästi toreda koeravile leiab siit, et kellel on süda õige koha peal mõistus alles ja kes soovivad paremat elu oma inimestele. Aga kes on need inimesed? Me hoiame kokku, oleme koondumas. Kus kohas? Kas piiri taga või kus kohas te koondute? Aga kuidas neid oma inimesi nagu siis säästetakse? Kas see on nagu siis eelnev mingi informatsioon tuleb, et kulge, et homsest tuleb seda, et olge hea, minge sealt ära ja me laseme sinna mingisuguse asja või? No selles mõttes mina olen täiesti veendunud selles, et Ülle Pukk ei ole nagu sellel tasemel, nagu Ülle Pukk on nagu, võib-olla ütleks, ta on lihtsalt kasulik indiviid mõnes mõttes, aga ei, ma arvan, et Ülle Pukk ei ole nagu mitte midagi muud kui ohver. Aga üldiselt need, kes nagu siis töötavad siis Eesti riigi vastu ja Vene riigi poolt. Sa mõtled üldiselt, et kui keegi... Mis nad teevad siis nagu? Ma ei tea, ma arvan... Ma ei usu. Ma ei usu, sa oled kasulik nii kaua, kuni sa oled kasulik. Jep, siin info olemas, siis oled juba kahjulik. Aga siis on nagu see, et noh, mis nüüd saab? Et ma arvan, et ei. Mis see plaan B on siis see, ma kujutan ette, mis see on, sellepärast, et meile nagu näiteks Veiko Huuse ja noh, näiteks oli ju ka üks inimene, et tuleb midagi väga suurt ja siis nad tegid valimisliidu ja põrusid valimistel. Et noh, et see löögirusikas on plaan B, et see võib tähendada mitte midagi muud kui lihtsalt üks soe beer. Podcasti. Jah, kas või midagi sellist, et me nüüd alustame vastupanu liikumise, siis neil on podcast 12 vaatajaga, eks ole, mis on ka nagu võib-olla natuke liiga palju. Aga selles mõttes, et selliste inimeste puhul ei saa nagu küll nagu öelda, et nii, nüüd tuleb mingi suur asi. Aga who knows, you can always prove me wrong üle, et nagu tehke ära. Näidake, mis on teie plaan B. Loen paar kommi ka või, mis sa arvad? No pane muidugi. Madis Tamm kirjutas, et õigel teel ja õige meel põhimõtteliselt veab sulle USA-s ja USA kodnaik oled. Kodanik siis. Toimetaja ma jään kodnaiki juurde. Meil oleks siin vist juba kaposse tassitud ja Aivo Petersoniga koos kinnimajas. Kahjuks nii on see elu läinud siin palju kiidetud ja niinimetatud iseseisvas riigis. Aga Ülle kirjutas vastu. Eks ta nii olegi. Hea meelega tuleks kas või suvekski Eesti. Mul ju seal armas maakodu ootamas, aga mu perekond siin pabistab, et mind pannakse vangi. Täiesti absurdne olukord meie demokraatlikus riigis, demokraatlik on siis nagu jutumärkides. Aga noh, ütleme, et linnukesed siristavad, et Ülle Pukk üldse, tal on üldse mis paranoiasid, et teda kuulatakse pealt ja tema lähedasi ja igast asju toimub tal seal. Jah, ja nagu see joonistub siit ka välja, et pane tähele, kuidas ta teeb spekulatsiooni ja siis teeb sellest kohe reaalsuse. Et ta ütleb seda, et ma tahaks tulla, aga mu perekond siin pabistab, et mind pannakse vangi. Täiesti absurdne olukord meie demokraatlikus riigis. Et siis, et noh, et perekond pabistab, et teda pannakse vangi ja absurdne olukord demokraatlikus riigis. See, et nad pabistavad, kas see on absurdne või see, et siin pannakse kinni. Pabistamine ei ole absurdne. Kui sa oled propaganda offer, siis absoluutselt ja see pabistamine võib olla. Ja see on mõnes mõttes, võib-olla et isegi ma olen nõus, et see on absurdne olukord demokraatlikus riigis. Aga ma ei ole niimoodi nõus, nagu sa arvad, et ma pigem olen, et see on nõme ja vastik absurdne on see, et demokraatlikus riigis inimesed langevad sellise propaganda ohvriks, on ju, aga nagu... Meelest see on nii armas tegelikult see loogika, et see absurdne olukord, et perekond pabistab. Ja noh, ja ta ütleb, et perekond pabistab. Mitte ainult perekond üle, ilmselt sina ka on ju. Et noh, siin on nagu see asi ka. Aga sukke lugu siis Üllega. Tahtsin, et aga nagu Ülle Pukk ütles juba enne oma postituses, jah, lolle on palju. Tõesti, ma olen sellega nõus, et Eesti Vabariigi probleem on see, et liiga palju on lolle. Liiga palju on lolle. Aga siit koha pealt teeme kiire üleminekuga sellele, et kuna siin on olnud uudiseid natukene ja siis ma tea, mina tunnen, et vähemalt ühest nendest oleks vaja ka mul ikkagi korra nagu sõna võtta ka siin podcastis, et siis kahe saate vahel, siis meie patroonhäälingu ja nüüd siis selle saate vahel, mida te praegu kuulate, juhtus kopteri õnnetus, kus 5 inimest sai surma, sealhulgas 2 tuntud Eesti ettevõtjad, kellest üks oli siis Oleg Sõnajalg.
Ja siis, aga et nendele inimestele, omaksetele kõigile suur kaastunne, aga mõnes mõttes, mis nagu mind tabas saate salvestamise mõttes nagu eile öösel suure üllatusena on see, et ei taha öelda võitluspartner, sest et ta ei olnud võitluspartner, aga inimene, kellega me olime tugevalt raksus, on siit ilmast lahkunud. Kristi Loigo suri järsku 47-aastasena, see on väga-väga vara ja hoolimata igasugustest erimeelsustest, mis mul on selle inimesega olnud, siis ma leian, et surm on üks nõme ja kole asi ja eriti kui sa oled 47-aastane. Et kahju tegelikult väga. Just. Ja sellisel lõbusel noodil lõpetame saate. Olge mõnusad ja ärge ära surge, et järgmine nädal saate Patreoni tulla meiega. Teeme nii. Olgu. Aitäh kõigile ja tšau. Tšau.